See nädal tuleb üks tore nädal jälle. Suhteliselt nagu iga nädal ausalt öeldes. I am having fun. Mul on nii väga palju tegemist tuleb sel nädalal. Me lähme ühele kontserdile või noh, sihukesele vestlusõhtu kontserti mingile sihukesele asjale. Siis on mul üks salajane tüdrukute õhtu homme. Homme on teisipäev. Ma panin teisipäeva, sest et ausalt öeldes kõik, kes tulevad, ma ei tea, enamustel vist tööga on nagu piisavalt okei niimoodi, et noh, järgmine päev nagu ja noh, ega me mingi laaberdama ka siin ei hakka, nii et saab pidada rahulikku toreda tüdrukute õhtu. Kolmapäeval on tööasjad, kokkusaamised, me lähme Leesse sööma ühe koostöö osas. Minu arust midagi oli reedel veel, igal juhul palju asju. Aga just ma sain ühe paki kätte ka koostöö osas ja mitte nagu minu eraldi Instas, vaid mu ettevõttega seoses Kokserveskiga. Saatsid igast jahusid, millest teha mahe täistera tatrajahu, mahe täistera kaerajahu, nisujahu ja nisujahu. Oota, oli nisujahu? Mahe nisu püülijahu. Huvitav, mis nende erinevus on. Ma pärast uurin siis. Seal on uued toolid. Siin olid enne need mingid metallist, vaata, need. Tellisime pitsat. Ma eile proovisin, tahtsin proovida, et kuidas mul see laud siin lahti läheb ja see läheb pisut suureks, et kõik mahuvad üliilusti, siin on isegi 10 kohta. Ma korra mõtlesin, et äkki läheb liiga kitsaks, et siis keegi peab nagu liiga nagu kõrvuti istuma, aga mahub hästi. Nii et täna ma hakkan tegema mingeid ettevalmistusi ka selleks. Ma väga palju mingeid süüa asju ei tee, sest et mu tutvusringkonnal on selline komme, et see, kes peab midagi või teeb mingi ürituse või midagi, et ta üksinda nagu ei osta kõiki mingeid toite, vaid kõik, kes tulevad, nad võtavad midagi kaasa. Ükskõik, kes selle peo tegi. Nii et ma juba sain selle info, et ma ei ostaks väga palju süüa, sest et kui meid on siin 9 tükki kokku, siis seda süüa tuleb siin väga palju. Ja mis veel? Siin on küll need asjad laiali, aga espressomasin. Täiega nice. Ja see grinder ka siia. Nii et vaikselt hakkab ilmet võtma jällegi, peab need jalad alla panema siia ja natukene, noh, mis see sõna on, dekoreerima. Peab dekoreerima seda nurka veel. Kas me üldse näitasid teile, mida me ostsime sealt kohvifestivalilt või? Milliseid ube? Nii, esiteks üks pakk seda, ma ei tea, kus seda hääldatakse, Like Coffee Farms, Happiness Coffee. Siis Kokomo Etioopia, selline Rocket Beanist, seda Daily Drive'i, see on espresso spetsiifiliselt. Ja siis on see Rocket Beanist, see Magic Pussy Etioopia oma, mis on saanud igast mingeid auhindu ja asju. Siin täiega proovida seda šokolaadikirsi. Minust see oli kohvi. Ma ei mäleta. Seda šokolaadikirsi oma Coffee Star'i. Ristiku röstikoda. Vot. Ma olen nii rahul oma selle magamistoa kujundusega praegu. Need asjad ma sain uuskasutuskeskusest. Uued linad. See mulle täiega meeldib, see on nii mõnus. Ja siis selle ma maalisin ise. Muidugi võõras inimene, kes seda vaatab, ei saa mitte midagi aru, mis asi see on. Aga keegi teine ei peagi aru saama, vaid mina pean aru saama. Ja see on üks väga tähendusrikas pilt. Aga ma istun nüüd siia. Ma pean pärast need Hemtexi kardinad panema posti. Keegi Marketplace'is ostis ära. Ma leidsin ühe kardinalambist omal panipaigast, nii et ma mõtlen, et äkki ma saan selle siia vahele panna, aga enne mul on vaja IKEAs käia. Ja ma tegelikult mõtlesin, et äkki ma saan puhata ja magada natukene, aga mul lihtsalt tiirleb peas nii palju mingeid tööasju, mis ma peaksin tegema. Nii et ma lihtsalt hakkan tegema.
kell on 4 läbi, kell on 4:15 ja ma olen ikka veel selline. Ma sain oma videoideedega ühele poole. Ma panin kõik kirja, mis mulle pähe tuli, mis ma tegema pean see nädal. Tegin oma mingid to-do listid ära ja siis ma hakkasin tegema veebilehte ja mul läks meelest ära selle paari aastaga, millal ma pole ühtegi teinud, et kui tüütu ja pikk protsess see on ja milline nokitsemine on. Mulle ühest küljest täiega meeldib, et ma saan nagu mõelda ja teha ja kuidagi panna enda nagu loovad ideed täiega proovile, aga see võtab lihtsalt meeletult aega. Ja see on täpselt selline tegevus, mis võtab mind nii enda sisse, et ma täiesti unustan ära kõik asjad. Ja selliseid asju on maailmas põhimõtteliselt 2. Esiteks editimine, monteerimine, videode töötlemine ja teine veebilehtede tegemine. Ja kõik sellised nagu nokitsemised, sellised, kus ma näen seda tulemust kohe. See on nagu täiega midagi, mis minu keskendumisraskustele töötab väga hästi. Aga ma ei ole söönud, nii et ma mõtlen, et ma lähen koristan veits kööki, liigutan ennast vahelduseks ja siis ma teeks mac and cheese'i, sest et ma ei ole ülikaua seda teinud ja tegeleks veits mingite koduasjadega. Ja mul on kõht nii tühi. Ma olen täna söönud põhimõtteliselt ainult eilset pitsat. Nii et. Ja seda oli ka 1,5 tükki. Täna on üks väga eriline päev. Te näete seda kleiti siit. Sest et täna on lõpuks ometi minu tüdrukute õhtu. Ma olen siin teinud valmistusi, ostnud nii palju nõusid selle jaoks, sest et me hakkame tegema, ma vist mingi hetk seletasin ka ühes klipis, et me hakkame maalima klaaside peale. Siis ma ostsin väga palju nõusid selle jaoks. Ja nüüd kuna see on kell 6 self-tanneri sees ja Olaplex on ka juustes. Aga kuna see on kell 6, praegu on kell 11, siis ma vaikselt hakkan tegema mingisuguseid valmistusi. Katan, ma arvan, et laua ära, panen need asjad valmis, mõtlen, kuidas ma tahan neid. Siis ma arvan, et ma süüa teen alles natukene nagu päeva poole mingi 3 või midagi, sest et mul ei ole väga palju süüa teha. Ja mis veel? See on mu kleit, mis ma panen, ma kohe näitan teile. Ja tegelikult enne, kui ma seda kõike teen, siis mul on õmblöö juures kleidiproov. Mul on täna päev, kus ma teen väga palju pulma asju. Ja pulmateni on 9-10 päeva midagi siukest. Nii et hakkab juba jõudma. Nii, see on mu kleit. See on mega armas roosa. Ma ütlesin kõigile, et nad paneksid selga midagi, mis neil ei ole kuhugi mujale panna, sest nad tahtsid ise väga seda uhket kleiti panna. Ja siis keegi ei küsi nagu mingi, et miks see nii uhkelt riides ole. See on nii nice. Ma tellisin selle Vintage'ist, muidu need kleidid minu arust olid seal mingid 40 € või midagi, aga ma leidsin 10 €. Ma mõtlesin, et ma pean tellima. Ja ma tegelikult alguses ei plaaninud seda üldse panna nagu tüdrukute õhtuks, aga siis ma ei tea, see kuidagi tundus nii sobiv selle jaoks. Nii, ma olen ennast natukene korda teinud. Kus te teate seda tunnet, kus te pesete oma juuksed ära ja siis kui ära kuivatate või kui juuksed ära kuivavad, siis need siuke mingi rasvane, mingi must tunne on ikka. Mul on täpselt see praegu. Aga mul ei ole aega rohkem oma juukseid pesta, sest et mul on täna reaalselt 3 korda juba pesemas käinud. Ei, 2 korda juba pesemas käinud. Ja ma ei lähe enam ühtegi korda, nii et see lihtsalt it is what it is. Mul jäi see valmispanek enne pooleli, sest ma pidin lihtsalt oma selle self-tanni maha pesema ja kuidagi tegema ennast natukene normaalsemaks. Ja mul tulid veel mingid
asjad vahele. Siia on väga vaja 1 küünal, 2 küünal. Aga siis ma mõtlesin, et äkki ma saan kuidagi oma väikse lambi sinna peale, sinna laua peale. Mul küll on need suured tuled siin, aga mulle ei meeldi suured tuled. Ja kasvõi isegi siia nagu nurga peale. On mingi pikendusjuhtme. Ei kujuta ette, kui down bad see kontor on meil. See on nagu ladu. Sõna otseses mõttes ladu. Tegelikult on nii täitsa armas. On küll nagu kõige pikem. Aga ma loodan vähemalt, et see hiirne ei hakka nagu silma pinestama kõigile. Nii, mul on siin kõik need vildikud, pintslid, mitte vildikud. Siin on, vaatan mitu nagu pisikest siin on. Võib-olla pisikesed saavad olla sellised, mida me kõik jagame oma vahel, aga siis, et kõigile tuleb üks suur. Aga samas, vaatan, et suured on kõik nagu eri kujudega, nagu flat, ma tahtsin mõndasid neid. Ja siis oleks mõned, mis on nagu sellised nagu terava tipuga. Se compuso la giunta, ma praegu vaatasin ja mõtlesin, et midagi oli teist. Ja oli jah. Kartulid keevad. Seened on pestud. Need asjad siin on pestud. Ma maitsen ühte koduveini, mis Mark tõi, mille tõi Gruusiast tema mingisugune sugulane või keegi või mingi isa sõber või keegi. Kui te veel ei teadnud, siis Margil on juured Gruusias ja ma reaalselt nii armastan seda, et tal on isa Gruusiast ja et tal on nagu seda verd. Sest et Gruusiast tuleb minu hinnangul nagu reaalselt parim toit. Ma natuke sättisin ümber, ma näitan. Siin ma mõtlesin, et kõik enda mingid dekoratsioonid ma võtsin siit ära ja panin siia alla. Sest et neid ma ei taha kindlasti värvida ja need las olla. Ja siis siia ma panin veinid. Siis ma ei tea, kas keegi toob veel veini. Ma panen klaasid juhul, kui keegi peaks tahtma vett. Siis taldrikud. Siin on üks koogialus. Ma toon ruttu neid kahvleid ja asju ka. Ma loodan, et mul on siin 9. Kuigi nõidekas töötab. Okay. Siin on 6. Ma panen need praegu siia peale. Nii, siis siia need. Siia ma tahaks midagi peale teha. Võib-olla mingi muffineid või midagi sukast. Lihtsalt midagi kiiret. Siis kui mõnus mingi suve tuul tuleb siin, siis see valge kaardin seal käib niimoodi. Just siis, kui ma pööran tagasi, siis ei ole näha. Igal juhul. Ja siis siin jätti tühjaks, et kui keegi veel midagi toob. Ja siis ma panin sinna üles küünlad, mis ma Tigerist ostsin. Ma käisin Tigerist ka läbi. Siis ma panin siia alla küünlad. Selle ma tahaks ära võtta siit. Siis ma panin sinna selle väikse lambikese, sest et ma nii tahaks, et siin oleks nagu mingisugune see valgusallikas. Aga ma ei tahaks neid panna. Nii et ma panin sinna selle väikese, kuigi see ei sobi väga siia. Siis on küünlad, sealt saab vett võtta, kohvi teha. Ma arvan, et mingid veiniklaasid asjad võib-olla ka. Ja tegelikult need klaasid, mida me värvima hakkame, võib-olla ma panen need kõik siia.
Siit on küll värv maha tulnud, aga mul on mu vanaema koogi see tõstja ja see salatilusikas. Oota, sibulad ka ju. Natuke aega on jälle möödas, siin nemad ootavad oma aega. Kala tuli juba välja, see on lest, kui ma ei eksi. Muffinid on valmis, seened on ahjus ja siin pole nagu väga must ka. Need ma koorin ära, tükeldan ära, panen nendesse, siis need lähevad sinna. See on siin valmis. Šokolaad on muffinite jaoks. Proovisin seda ka. Ma ütleks, et mulle meeldib see tavaline magneesiumivesi palju rohkem kui need maitsega. Täiega armas. Nii, nüüd ma meik ruttu teha. Kell on 1:30. Ma lõhnaks valisin selle Daisy Marc Jacobsi oma. Sest et see tundus täiega siuke, nagu see kleit on hästi siuke õhuline, kevadine, lilleline ja täpselt siuke. Ja nüüd vaatame. Ma proovin võimalikult kiiresti oma meigi ära teha. Ja siis kõik on juba varsti siin. Oleks meelest ära, kui võtsin teid sinna ja oma kohvi. Appikene. Ma olen nii, mis see sõna on? Frazzled või? Selline tuli mu meik. See päike, siin on nii palav. Siin on natuke inimlikum. Tegin väga kiirelt lihtsalt roosad silmad, huuled ja mul on nii hea meel, et mul on see osa siin vaba. Kui hästi need lõhnavad. Ma panin sinna taigna sisse mustõstraid. Siin on selline ala, kus on see kala, seened, liha, salat, asjad, et sa saad nagu käia siin ja võtta omale, mis sa tahad ja siis minna kas sealpoolt või kuidas iganes inimesed siin liiguvad. Siis siin me saame, ma ei tea, samas nii valge on, et kas seda lampi on siia vaja või? Äkki ma võtan selle praegu ära ja siis panen tagasi, kui läheb natukene pimedamaks. Sest et päike, võib-olla mingi tunni 2 pärast on nagu samas see ikka lõõmab siia. Las olla. Saab põlema panna siis, kui tahab. Ma peaks need tegema lahti ja panema hingama. Ja siin on morss, klaasid. Siia ma tahaks muffinid panna. Seal on need klaasid. Issand, see näeb välja, nagu siin oleks mingi suur üritus. Kui ma kuskil teenindajana töötasin, siis see oli väga tavaline vaatepilt. Oli siin väga. Täna on kolmapäev. Siin on veel need asjad laiali natukene, sest viitsin teile koristada. Ma näitan, mis ma tegin ka. Ja teate, eile natuke veenisena need tundusid hoopis palju ilusamad. Aga ma pööran kaamera ümber ja siis ma näitan. Tegin sellised klaasid, mis nagu, need pole koledad. Need lihtsalt eile võib-olla tundusid oluliselt ilusamad. Võttis väga kaua aega too. Juba mõistan, miks need mingid käsitsi maalitud asjad nii kallid on. Mulle täiega meeldib see klaasi kujuga. Mul on nii pruun. Seekord ma olen reaalselt pruun, mitte nagu selles
eelmises videos, või ühes eelmises videos, kus ma ütlesin, et mul on nii pruun, tegelikult oli täiesti valge. Nii, aga jah, siuksed. Ja nüüd ma tegelikult panen ennast valmis, et ma saaksin minna ühele kohtumisele kell 11 hommikul, võib-olla harjud sellega. Ja kui ma kell 11 tagasi tulen, siis ja kui ma tagasi tulen, siis kell 1 tuleb Margi kingitus ja siis 7:30 me saame sõpradega kokku. Ja siis, mis on midagi veel? Õhtul mul on veel üks koostöö ja me lähme, tuleb väga tore päev. Aga first things first, mul tegelikult on suht kiire juba, ma arvan, et ma ei jõua isegi mingisugust erilist meiki teha. Ma pean oma selle ühe riili ära tegema, siis ma võib-olla natukene joon kakaod, siis ma juba tellin oma takso ja lähen. Mul oleks täiesti meelest ära päeval filmida. Me käisime seal Pirital ära päeval ja siis siis me käisime Kristiines. Mul oli seal paari asja vaja. Ja Margil oli vaja läätsekarpi ja seda läätsevedelikku. Ja nüüd me lähme Leesse. Me lõpetasime just Lees. Mis on sinu hinnang 1-10? Kõik kokku või? Jaa. Ma arvan, see oli mingi 9,2. Wow. That's big. It was really good. Jaa. Kusjuures jah, mulle ka täiega meeldis. Tõsine nagu maitse elamus ja üli ilusas kohas ja Jaa. väga tore teenindus ja väga soodne. Tõesti väga soodne. Nii ilus taevas on. Jah. Šoti klubisse. Ma ütleks, et mul oli suht sama. See kogemus oli nii hea, toidud olid nii head, et vaata, me esimest korda võtsime selliseid toite, mida me tavaliselt mitte kuskil mujal ei võtaks või noh, mida me tavaliselt lihtsalt ei võtaks. Muidu, ma ei tea, kas ma näitasin, aga see kink, mis ma Margile ostsin, on see õhupuhastaja. Ta hetkel elab siin küll, aga juba on nii hästi tunda seda õhukvaliteedi muutust. Ülipikalt nagu rääkisime sellest, et tahaks õhupuhastajat. Ta praegu küll on siin, sest et siin köögis olid mingisugused, eilsest veel koristasin, siis tahtsin, et õhk oleks natuke puhtam. Ja siis põletasin seal küünlaid. Ja nüüd, kui ma siit alt kustutasin ära 1, 2, 3, 4, 5, 6 küünalt, siis see kohe, see on selle auto moodi peal ja see kohe sai aru sellest, et õhk on vaja puhastada, sest hakkas üliintensiivselt tööle. Nii et siiamaani tundub väga väärt ost ja ma täiega loodan, et ma viin selle magamistuppa tagasi. Et siis, kui see öösel töötab, et siis ta nagu magamistoast puhastab seda tolmu ära, see on see vaip maas ja seal on nagu retsid palju tolmu. Ja praegu ma lähen vanni. Tegin oma, mis siis, et mullid ei tööta, see parandusmees käis, mullid ikka ei tööta. Aga ma lähen ikkagi, sest et see tundub nii mõnus ja siis ma teen omale seda maski ka. Aga me tegime selle Teo, selle mingi karbi, mis iganes asjad tegime korda, see oli nii nästi. Ei soovita. Lastele hea kogemus, aga täiskasvanuna ei soovita. See oli sinine.
väga sinine olen. Taevas on väga sinine selle pärast. Ma lähen ostan mingi soodat ja siukseid asju poest õhtul. Ja siis teen homme uuesti. Homme me lähme ühtedele asjadele ka järgi. Ja siis homme päeval ma teen 2 retsepti. Ja siis ma olen nii tubli täna olnud ka, ma olen 3 erinevat riili uploadinud ja nüüd ma editin oma seda pikka videot ja ma olin juba nii alla andmas, sest et ma filmisin ära nagu selle uue iPhone'i settingud on nii veidrad, ma reaalselt lihtsalt, mul on nii raske kuidagi aru saada nagu mis settingutega ma filmima peaks, et see mul siin arvutiprogrammis nagu ilus ja hea välja näeks ja et see heli oleks normaalne, see heli on nii halb lihtsalt ja ma ei tea, mida teha. Ma pean veel uurima selle kohta, aga õnneks ma selle värvi sain nagu korda. Ma vaatan, äkki ma saan selle heli ka kuidagi, sest et kui ma mikrofone kasuta, siis see heli eriti õues ei ole nagu üldse hea. Ma olen nii väsinud istumisest, seega ma tulin pikutama ja vaatan, kui palju ma saan. Keegi on mu ukse taga. Tervist. Ma jõudnud kõik head süüa, ma praegu teedin, ma võtsin 2 tükki väga head. Millele meil on vaja ruttu järgi minna, sest et see on seal juba seisnud mingi nädal aega ja. Mis ütlesid? See on väga tähtis pakk. See on tõesti väga tähtis See on kõige tähtsam pakk. Ja ma seda ootan nii kaua ja me täiega tahame seda juba näha. Me loodame, et see on veel seal. Väga. Wow, sa näed nii ilus välja selles valguses. Or so handsome. Aitäh. Sa näed selles valguses nii ilus välja. Aitäh. Mis me just ossime? See on sinu üllatus mulle, sa pead rääkima, mis see on. Sa oled mind 2 kodutehnikaga üllatanud nüüd. See on robot-tolmuimeja. Mis te arvate, kelle ülesanne oli korteris tolmu tõmmata ja põrandaid pesta? See oli ülipikalt minu omas, sa said reaalselt just siis selle ülesande endale, kui ma ostsin sulle selle nagu, või noh, me ostsime endale selle. Tule. Kus me käisime? Tibula talus, Vambolas. Arbolas. Mis me sealt tegime? Siia poole. See on literaali meie voode. Ja no me tulime siit. Okay. Ja seal on naine, ta nägi meid, siis ta oli lihtsalt mingi get the heck out of here. Võtke oma tasuta kraami ja minge. Aga see purulõht, see oli eliit. Mida sa tundsid, kui sa 5 sekundiks ukse lahti tegid? Ja, sest nagu ta ei pannud oma koera isegi kinni, ta lihtsalt ta koer reaalselt hüppas mul akna ees ja urises ja aukus, nagu ma ei tee ust lahti selle peale. See on nagu mingi kuskil õudusfilmis, keegi kuuleb kuskil teises taas mingit häält ja siis läheb vaatama, nagu sa ei lähe vaatama seda. You just do not go, nagu sa ei lähe sinna. Samamoodi kui mingi kuri koer haugub ja uriseb, siis ma ei tee oma ust lahti. Mõtle, see oleks päris hea, kui mina ei oleks ka teinud. Siis ta oleks seisnud oma plaatidega ja me kumbki lihtsalt ei tule autost välja, nagu me lihtsalt istume. Saame tigudele midagi kaasa võtta äkki. Ei või? On see muru siin parem kui see, mis meil Tallinnas on? See on maamuru, ilmselgelt see parem.
mul on selline tunne, et ma ei ole oma hommikuringutusi isegi välja surunud ja ma olen juba Tibula talus käinud ja Ülemistel. Lähme aja maha võtma natuke. Ma olen dieedil. Kirge selle. Sa oled dieedil. Oma õllega. Keset päist päeva. Ja kanaburgeri ja koduste praekartulite küüslaugukaastme ja kanaga ja mozzarella juustuga. See näeb ülihea välja. See on küll jah, ma võtan iga kord sama asja. Üks natuke kaugemal vist filmi. Kena oleks. Käisin pesus. Panin ennast valmis või ma tegin mingi meigi baasi ära. Nagu ikka oma Armani seda Luminous Silk jumestuskreemi. Enne kui ma koju tulin, käisime seal Liidos söömas ja siis tahtsin Douglasesse minna ja siis mingid meigi asju vaadata. Ja siis ma ostsin sealt 3 asja. Üks on see bronzing. See ei ole nagu pulk, aga põhimõtteliselt liquid, nagu et sa teed need täpid, vaata. Siis sama blush, mis oli nii ilus, see nägi täiega ilus välja ja siis selline roosakas huule läige siis. Ja teate, ma panin seda bronzerit või ma panin põsepuna niimoodi, et ma panin seda nagu tervele laule ja siis võtsin seda bronzerit ja siis tupsutasin seda nagu siia silmanurgale ja siis ajasin selle sisse. Või nagu ajasin selle nagu segamini üksteisega. Ja mulle täiega meeldib jällegi nagu nii minu arust väga nagu loomulik meik. Aga nüüd aeg seda proovida. Mis siis, kui ma paneks mul seda ka, appi mul on nii roosa. Alguses oli see niimoodi, et siit oli kõik lahti nagu siiamaani. Ja siis need varrukad olid pikemad. Ja siis siit oli nagu oluliselt maani niimoodi, et kui ma kõndisin, siis ma veits tallusin peal sellel ja siis see siin vahel oli reaalselt siiamaani lahti. Ja see ei ole väga minu stiil. Lasin kõik siuksed paljastavad kohad ja natukene rohkem kinni ummelda. Ja nüüd mulle täiega meeldib, see on eloopimise jaoks reaalselt perfektne. Ilmselgelt kella ma ei jäta. Ma lähen järgmine nädal küüntesse ka ja värki. Ja juuksurisse, kuigi tead minu arust ausalt öeldes tahaks nagu natukene veel kinni panna, aga natukene võib-olla niimoodi. Ma vaatan igal juhul. Ja teate, ma mõtlesin, et kui me siin juba proovimas oleme, siis teeme niimoodi, et ma panen teid siia, eks. Ma lähen toon patsikummi omale. Oota, tahtsin vaadata. Kumb parem on, kas juuksed lahti või juuksed kinni? Oi, ma ei tea. Nagu tegelikult ma lähen just eelmine päev juuksurisse ka. Eelmine päev, ehk siis 1 päev enne. Ja siis, kui ma panen mu juuksed kinni, siis ma ei tea, ei ole üldse näha seda. Mulle minu arust just sobib niimoodi, et kui mul on nagu veits lokkis juuksed või lihtsalt lokkis juuksed. Ja siis need on lahtised. Ma ei suuda uskuda, et ma abiellun nädala aja pärast. Siis ma mõtlesin loori proovida. Sest et ma ei tea, ma mingi hetk hakkasin täiega kahtlema, et kas ma üldse tahan loori.
aga võib-olla nagu pildistamise ajaks. Sest mul on siuke tunne, et kui me sinna notarisse lähme, et siis on natuke too much. Äkki mu krunn peaks olema kõrgemal või? Ma ei suuda uskuda, ma reaalselt olen abiellumas. Ja mu juuksed tunduvad kuidagi nii. Teate mida? Nende sõrmustega oli ka mingi megateema. Tellisime need. Minu oma jõudis kohale. Ma ei saanud mingisugust teavitust selle kohta, et see kohale jõudis. Nii et see reaalselt seisis mul all postkastis mingi nädal aega just ja mul polnud õrna aimugi, sest et see tuli nagu tavalise kirjana. Ja siis teise Margi sõrmusega oli niimoodi, et samamoodi see tegija pani selle posti niimoodi, et ta ei pannud ei minu numbrit, emaili, mitte midagi sinna külge. Niimoodi, et ma ei saanudki seda teavitust kuni reaalselt viimasel päeval. Ma lõpuks ei teadnud isegi nagu millise posti, kas see on nagu UPS-i käes, Omniva käes, et kelle käes see üldse on. Ja siis lõpuks helistasin neile ja siis öeldi, et võib-olla see on veel seal postkontoris olemas, et minge vaadake. Ja siis me reaalselt jooksime eile Margiga sinna. Ja siis see tädi oli mingi, et ta just läks ära. Ma helistasin Omnivasse tagasi ja siis ütlesin, et palun saad pakiautomaati. Nii et loodetavasti me saame selle pakiautomaati. Me reaalselt saime selle viimasel päeval, enne kui see reaalselt Prantsusmaale tagasi saati. Täiega vedas ja ma nii armastan enda seda abielusõrmust. Ja ma tahaks juba nii väga Margi omaga näha. Ma ei suuda oodata seda päeva, kui mina olen abikaasa. Saate aru või? Olen oodanud seda sellest ajast saati, kui ma üldse suutsin mingisuguseid mõtteid moodustada. Yeah! Nagu mega vist. Kas vlogid või? Miks sa kõva häälega ei räägi siis? Sest siin on teised inimesed ka. Kas sa nagu päriselt vlogid praegu ja lihtsalt vaatad, kas su meigiga on kõik korras? Vaatan, millises selles valguses, kas mu meik näeb ilus välja. Mulle täiega meeldivad need Douglas asjad, mis ma eile sain ikka. Nüüd see täna, kui ma proovisin, siis on minust meik näeb oluliselt parem välja, sest et ma teadsin seda konsistentsi ja kõike. Ma jõudsin koju, natuke koristasin. Ma arvan, et ma hakkan täna neid ülesse panema. Peab proovima, vaatama. Õnneks need on sellised, et neid saab maha võtta ja ei jää nagu mingit märki nendest. Aga praegu ma ausalt öeldes ei kujuta ette, kui need siin kõik seinal on. Ma arvan, et plaan nendega tegelikult on see, et nagu paneme ülesse ja siis neid saab värvida ka, aga see stiil, ma ei tea. Pole üldse kindel. Ma hakkan filmima. Ma reaalselt olen öelnud seda, et ma hakkan filmima iga päev ja ma olengi hakanud filmima ja ma olengi filminud. Aga lihtsalt, ma ei tea, need retseptid ja asjad ei ole mul üldse välja tulnud nagu natuke frustreeriv on olnud. Teen siis 2 videot ja õnneks need pole mingid mega pikad, et kui mul lähebki nagu sassi, et siis ma saan nagu mitu korda teha. Aga kuna ma olen mõlemat videot, mis ma olen pidanud tegema, teinud nüüdseks juba 1 korra, et siis võiks nagu teine kord toimida natuke paremini. Eks vaatame, loodame. Küll siis Instagramis näete, kas töötas või kuidas läks ja mis video ma üldse tegin. Ma ei filminud neile mitte midagi. Ma ei tea, mida ma just tegin. Ma ei filminud neile mitte midagi pärast mu viimast klippi. Sest et ma tegelesin selle mingi haiglase seinaga siin ja seal. Ja mul tuleb varsti külalised ja ma lükkasin laua ära ja siis ma vastasin, et mul ei ole laualina. Aga vaadake, köök on puhas. Ma sõin just krõbinaid, kõik oli krõbinad, sõin ära. Lasagne ahjus. Ma panen selle siin nüüd korra pausile ja siis kui külalised tulevad, siis issand, miks märgan.
et siis ma panen selle uuesti ahju tagasi. Ja see on täpselt selline hea. Siuksed ahjuvormiroad on väga head siis, kui külalised käivad, sest et siis saad nagu nii-öelda valmis teha ja siis panna uuesti ahju soojenema mingi juustu peale värki. Ja see on ikkagi hästi värske ja siuke ei võta pärast kaua aega, noh mingi 10-15 minutit on ahjus. Ja siis saab juba süüa. Mul käisid külalised ära ja siis ma võtsin korra aja, et chillida ja puhata, sest et varsti me läheme ehituspoodi. Mark on trennis praegu. Me läheme ehituspoodi ja siis ostame neid paneele juurde ja mingeid asju on veel vaja. Ja ma ütlen ausalt, viitsi teha seda kõik, viitsi minna nagu. Ja see sein üldse. Ma ei tea, ma pean veel vaatama, otsustama, kas mulle meeldib see või ei. Ma olen väga kahe vahel. Nagu mingi, nagu meeldib, aga siis samal ajal siuke, ma ei tea. Aga külalistega läks väga hästi, sööme lasanjat ja pean näitama teile seda kooki, mis ma tegin. Ülilihtne tuli ja täiega hea. Näitan kohe tegelikult, siis ma hakkaks vaikselt koristama ja okei, siin see võib-olla ei näe nagu nii hea välja enam, sest me ilmselgelt sõime sellest. Aga see on selline, et võtad kirsse, ühe selle mingi purgi, siis võtad ananasse, tükeldatud ananasse, mingi siukse purgi, paned need mõlemad siia ahju vormi, siis võtad koogi seda valmis puru. Ma võtsin mingi esimese laadikoogi oma ja panin siit pakist niimoodi, et noh, umbes, ma ei tea, mingi veerand äkki jäi järgi või. Panin lihtsalt siia peale, puistasin nagu võrdselt ja siis võtsin 100 grammi võid. Tegin kuubikuteks ja siis panin nagu lihtsalt niimoodi tükkidena siia peale, siis ahju lasin mingi 45 minutit olla äkki ja siis tuli selline cobbler ja koos vaniljijäätisega. Oli see täiega hea ja nagu nii kiire ja lihtne ja lihtsalt paned ahju ja ongi valmis. Tavaliselt ma küpsetan ja teen ise kõik tordid ja koogid, aga seekord ma mõtlesin, et ei jaksa. Teen lihtsalt midagi kiiret ja see oli nii hea ja nii kiire.